aga kui teil jääb midagi ebaselgeks, siis ärge häbenega küsida ja kirjutada, et me räägime uuesti siis ja kirjutame sinna juurde uuesti. Ja tead, mis ma ühe nipi veel nüüd hiljuti sain hästi huvitava, mida ma olen hakanud kasutama ja ma ütlen sulle, mul on mingi tõesti nagu 2 kilo on praegu nagu alla läinud, see on püsinud. Wow. Ja ma olen tundnud, et natuke nagu seda kõhurasva on nagu vähemaks jäänud. Nii. Aga see on täiesti selline, see ei ole nagu see nii-öelda valmis toidusand. Selle ütles mulle minu kallis keha väga armas Keili, see spetsialist, iluspetsialist, et ta jälle seal mind seal, ma ei tea, endosfeeritas või velaseibitas on ju ja ma jälle ohkasin seal. No need on need iluprotseduurid seal, et mul on see Fast Fit 30 pakett on ju. Nii. Hakkasin nüüd seda alles tegema ja siis ta ütles, et tead, et proovi seda ka Shia seemned, muidugi mahepoest, et sa ei osta neid tavalisi, vaid mahedad ikka, paned vette ja natuke, et toa soe oleks vesi on ja kuuma vett võid juurde panna, siis hoiad neid mingi 10-15 minutit ja paned sidurimahla ka, kui tahad ja jood selle ära nagu esimesena hommikul. Ja mina olen nii teinud, et ma panen õhtul vette ja hommikul nad on pehmeks läinud. Nii ka võid, nii võid ka. Ma olen jogurti sisse ka pannud, on ju. Aga kuidagi, et vaata just see, et kui nad siis saavad sinna alguses sinna kõhtu, siis nad on ju hästi... Miks see sidurimaht peab seal olema? No see aluseliseks teeb selle, on ju. Et vaata, aluseline on ka hea meie seedimisel, et kui me oleme kogu nagu appelises selles nagu keskkonnast, sest et kõik on nii töödeldud, kõik on nii ära, ma ei tea, kõik siin alkoholi tee ka midagi head tegelikult on ju. Et sellepärast on vaja seda aluselist asja rohkem nagu tuua, kui kellel ei ole just nagu probleem sellega. Ja mis see Shia seemne siis nagu see ime on, et ta tõesti paisub veel sul sees ja et vaata, sul on nagu täiskõhu tunne kauem ja punni ei aja nagu puhitust ja kontrollitud järgi ja siis ta kuidagi veel, omega 3, seal on megalt seda, et vaata just naha jaoks ja kõige jaoks ja tõesti antioksüdandid, kõik asjad, nii et seal on veel igast muid raude ja kõike, mida veel. Sa tead, et on heledad ja tumedad Shiad? Issand jumal. Ja tumedam Shia on parem, luksuslikum. Mida? Ta on lihtsalt kallim, vabandust. Aga mul on tume ikkagi olnud vist, kus ma ei ole heledat. Ma ei ole leidnud, on heledat leidnud. Ma olen praegu hele. Päriselt või? Ühesõnaga, aga mis ma tahtsin veel sellest minu kallist kehast rääkida seda, et nii tore vaata, et need iluteenindajad, nad jagavad veel nagu neid nippe. Sest nad tahavad, et sa lõpuks saad oma rasvast lahti ja tulemus oleks näha, sest muidu sa lähed nende juurde, et ma lähen peale seda protseduuri sinna ja siis lähen koju, siis on jälle külmkap lahti. Ostad oma kooki ja croissanti ja siis pärast lähed sinna, ütled, et ma tegin 10 kuuri ära, mitte midagi ei juhtunud. Loomulikult ta tahab, et tulemus oleks näha. Ei, see Fast Fit tegelikult on, mõtlen, sa pärast, mina naeran veel, sa praegu naerad, aga... Räägi parem oma matist. Matt on seal ka sees. Seal on matt ka sees, et seal on niiviisi, et seal on velashape. See on naha pinguldamine, saad aru? Video. Video podcast. Bipolaarne raadiolaine on et see pakub. Et kes bipolaarne on. Aga ja ta on vaakum ja kõik seal erinevad asjad koos ja tõesti, seda ma tegin. Ta ei olnud valus, ta oli nagu selline mõnus isegi, nagu massaaži mulje jääb. Ja pärast see nahk oli nagu parem küll ja kõik see tekstuur, et see mulle väga meeldis. Siis seal, mis mul väga natuke ma algul nagu ei olnud nii entusiastlik, oli krüolipolüüs. Tead, mis see on? See on see mingi külmutamine. Sellega läks ju Linda Evangelista täiesti pekki. Mäletate seda modelli, maailma kuulus modell George Michaeli videos ja kõik igal pool. Ta on monstrum ju täna. See on täiesti õudne. Ta läks sellesse külmravisse. See oli teine aparaat. Ma lugesin, ei olnud. See oli teine aparaat, ma ütlen sulle. Ja ütleme, ja ka see protseduur, mis Linda Evangelista tegi, et see on nagu 1 miljonist inimesel võib see tulla. Tegelikult ma tahtsingi öelda, et teeme nalja siin, aga kõik need asjad, me ei saa mitte kunagi 100% kindlad olla.
kuidas see kellegile mõjub, et see võib ühele nii minna, teisele naa ja sa pead katsetama, on ju. Aga seal oli jah, selline aga lugu, ütleme nii, sellepärast tulebki käia ka vaata sellistes salongides, kellel on need tagasisidelood, sa saad vaadata enne ja pärast pilte. Ja minu meelest on ka see aeg, vaata, et seda on katsetatud juba mingisuguse. Seda on juba päris kaua katsetatud ja et tal on ikka kõik olemas need FEDA dokumendid, luba, vaata, see on teatud load, litsentsid, mis see seade peab saama, et üldse tohiks kasutada ja seal on nagu kõik korras. Ja ma arvan, et isegi kui Eestis juhtub mingi jõudne asi mingis taolises kohas, on ju, siis me oleme nii väike riik, on ju, inimesed lähevad kohe hakkavad rääkima, kohe kirjutatakse, kohe oled kuskil telekas sellega, on ju. Et selles mõttes ma usaldan, kui sa oled, kui sa oled enda peale järgi proovinud, siis ma usaldan. Täpselt, midagi hullu ei ole juhtunud, hinda läks nii suureks. Täpselt, mina ei läinud vastupidi ja siis seal on veel vetikatega kehamähis, üks mu lemmikbrändega, oma. Ei ole seal, ma ei tea, mis asja sa jälle räägid? No ma ei räägi seda lugu siis praegu. No kõik see nagu... See paneb ainevahetuse nii kiiresti tööle, et enne kui sa salongist välja tuled, siis käid tualetist läbi, on ju. Sest kui sa pärast võib-olla, mõni läheb bussiga, trammiga koju, on ju, siis võib juhtuda äpardust. No aga siis just näitabki, et toimib. Ja ongi minu meelest siis tuleks teha niimoodi. Toksiinid tulevad välja. Aga lihtsalt. Ja ühesõnaga, seal on veel siis igast EMS, mis on suke lihaste treening, elektro, mingite impulssidega, pressoteraapia, sellised püksid, tead nagu kosmonaut oled ja siis mingi vaakumiga sul pressib ka need lümfe tööle. Näolen maskiga teraapia, valgusteraapia ja ühesõnaga seal on veel selline vaagnapõhjast lihaste treening ka, aga sellest me praegu ei räägi, sest et mõtleme, see on nii, see on Oota, sellest me räägime ju mingist järgmisest saates lubasime rääkida. Sest see on tõesti, ta on suke oma moodi asi ja seda naerdakse muidu, Seda natuke mõnitatakse, naerdakse, aga minu meelest sellepärast, et sellest ei ole räägitud nagu õigesti, seal on ahaha, sest täna me olime ühe disainistuudios, seal üks noormees töötab, on ju, me hakkasime sellest rääkima, on ju, ja siis ma ei taha seda nime öelda. See on meestele ka ju, Oota, mis selle nimi oli? Vaagnapõhja lihaste treening aparaat. Minu selle nimi oli tussumassaaž. Tussutool. Tussutool, väga. Ja nii kui me seda ütlesime ja seletasime talle, siis ta ütles, kas ma pean sinna sisse istuma. Ja siis läks ahaha, et seda... Ühesõnaga, me kutsume eksperdi, ekspert räägib. Just, järgmises saates. Aga ja, mis ma tahtsin veel öelda, kogu segad mul jutu järje ära. See fast fit, watch me, fast fit jõuluks peeneks 30 on see pakett, kus on veel infrapola matt ka, vaat sinna ma tahtsin jõuda. Kas sa ronid nüüd sinna matti või? No, võta riivad seljas.